Kas sina oled üks nendest inimestest, kes ärkab hommikul üles täis entusiasmi ja rõõmu ja ootad käesolevat päeva? Et sa saad teha tööd, olgu see siis sinu äri või sa töötad kellegi heaks, aga see, mis sa teed, on sinu jaoks missioon ja sa tunned tõesti, et sa oled õiges kohas ja teed õiget asja. Kui nii, siis sa oled väga õnnelik inimene. Paljudel meist aga ei ole seda õnne, et tihtipeale on see, et valitakse töö ainult raha pärast või ei ole seal sellist entusiasmi taga. Või siis oleme me hetkel sellises situatsioonis tänu kogu sellele möödunud aastale, kus me peame lihtsalt ümber hindama, et see, mis me tegime, seda ei ole enam võimalik teha või vähemalt praegu mitte ja me peame leidma endale kas uue töö või uue äri, et kuidas seda siis kõige paremini teha, mida teha, mis on meie jaoks õige. Ja selleks ma tahaksin rääkida Ikikaist. Ikikai on üks jaapanlaste salarelv paremaks ja õnnelikuks eluks ja pärineb see Okinawa saarelt, mis on ka siis üks sinistest tsoonidest. Sinine tsoon tähendab seda, et inimesed seal elavad kaua ja õnnelikumalt ja tervemalt kui mujal. Ja üheks siis selle tervislikkuse ja pikaealisuse põhjuseks peetakse ka Ikikaid. Ikikai tõlkes tähendab Iki on elu, kai on põhjus või mõte, ehk siis elu mõte. Ja kuidas siis seda elu mõtet leida ehk Ikikaid? Et selleks peaksid vaatama 4 aspekti. Ja oluline on just see, et sa tõesti vaatad neid puhtalt enda perspektiivist. Ehk siis sa ei arvesta, mida ütlevad sõbrad, mida sa oskad teha, või su vanemad, või lihtsalt tuttavad ümberkaudsed endised kolleegid, vaid mida sina oma südames tunned. Ja selleks siis tuleks kõigepealt vaadata seda, mida sa armastad. Mida sa armastad teha? Mille puhul sa tõesti tunned, et seda ma tahan teha, see mulle meeldib. Tunned entusiasmi, sa võid seda teha tundide kaupa. Teine aspekt. Tuleks mõelda, mida sa oskad teha. Ehk siis võtta reaalselt, mis on sinu oskused ja võtta ka selles perspektiivis, et mis on võib-olla need oskused, mida sa tahad veel omandada. Mida on võimalik omandada, arvestades sinu vanust, sinu ka andeid, tegelikult me saame omandada peaaegu kõiki oskusi, eks. Aga et oleks nagu mõistliku aja jooksul ikkagi ja mõistlik. Et võib-olla kui me oleme nagu 45-aastased, et saada profi jalgpalluriks, ma ei tea. Ma ei taha siin küll demotiveerida, aga kui reaalne see on, eks. Aga mida me tõesti oskame või siis saaksime õppida juurde, mis oleks meie jaoks oluline. 3. aspekt, üldse mitte vähetähtis, on raha. Ehk siis, kui me valime omale karjääri, siis me peame mõtlema ka selle peale, et kuidas me ära elame sellega. Ja üldjuhul ma ütlen inimestele, et kui sa teed seda, mis sa armastad, siis raha tuleb su juurde. Aga siin Ikikai puhul me vaataksimegi siis seda, mida sa armastad ja mida sa oskad. Ja mis on siis, millised on just need aspektid sealt, mis võiksid sulle raha tuua. Ja 4. mida maailm vajab. Ehk siis nüüd nende ühisosa, kui sa paned kokku armastuse, mida sa oskad, mille eest sa võiksid saada raha ja mida maailm vajab, siis see ühisosa ongi sinu Ikikai. Ja ma panen selle Ikikai joonise siia alla, kus te saate seda alla laadida, kui on soov, ja saate mõelda selle peale. Ja kui see Ikikai on leitud, et siis ka võta väiksed sammud, et see võib tunduda algul, et ma pean nüüd tegema täieliku muudatuse, ma olen täiesti valel teel. Et võta väikeste sammude haaval ja vaata, kuidas sa saaksid hakata liikuma sinna Ikikai suunas. Et kas ongi midagi, mida sa pead juurde õppima, leidma endale veel kellegi partneriks, kellel on sarnane motivatsioon, mis iganes see siis on. Aga pane endale kirja väikesed sammud.
kuidas sa sinna Ikigai suunas hakkad liikuma. Vot, ma loodan, et teil oli tänasest kasu ja kui sa soovid, kui oledki seal hetkes, et sa vahetad karjääri ja soovid rohkem tuge, siis kutsun sind üles broneerima coachingu aega. Esimene aeg on tasuta, kus me saamegi näha, et kas me sobime omavahel, et kas sinule meeldib selline coachingu stiil, et kas ma saaksin sind aidata ja oled oodatud ümber kujundama siis oma elu. Tšau!